Tere! Ma olen Laaneotsa Annela ja ma olen kirjutanud raamatu Mu Setomaa. Lähen nüüd kirjakeele peale üle, et aru ka saaksite, et tervitasin siis teid ennem seto keeles. Minu käest on päris tihti küsitud, et Setomaa, et see on ju nii sügav pärimuskultuur, et kas ka lastega maksab Setomaale tulla. Olen ise selle üle mõtisklenud, et kust selline mõte võib inimestele pähe tulla ja ma olen aru saanud, et see võib-olla on jäänud sellest setode väljapeetusest. Aga tegelikult on niimoodi, et setod on väga perekesksed ja kui te tulete Setomaale sündmustele, siis te näete, et tavaliselt tullakse kogu perega, setod ise tulevad kogu perega. Võetakse lapsed kaasa, võetakse vanemad kaasa ja sellepärast on ka sündmused Setomaal korraldatud niimoodi, et lastel on seal alati midagi teha ja põnev. Et näiteks Seto folgil olen ise 3 lapse ema, ma näen oma lapsi siis, kui nad tulevad korraks minu juurde ja ütlevad, et neil on kõht tühi. Tegelikult on neil Seto folgil niivõrd palju teha, sest seal on ka omaette lasteala, matkad, sama ka Seto kuningriigiga. Et kuna setod on hästi perekesksed, siis sündmusi korraldades me mõtleme ka selle peale, et kõikidel pereliikmetel oleks Setomaal tore olla. Ja ka sündmuste välisel ajal on niimoodi, et kui te sõidate mööda Setomaad ringi, siis te saate väga kenasti oma reisi korraldada niimoodi, et ka lastel on põnev. Näiteks meil on Setomaal mitmeid toredaid vaatetorne, näiteks Lüübnitsas või näiteks Meremäe mäeotsas, kuhu lastel on põnev ronida ja üle Setomaa kiigata. Või kui te näiteks tulete Värskasse talumuuseumisse, siis seal on loomad, kellega lastel meeldib väga suhelda. Või kui te tulete näiteks Värskasse Reegimajja, siis seal alumisel korrusel on ekspositsioon, mis meenutab mullivanni. Tegelikult tutvustab küll Värska kuurortravikeskust ja Värska veetootmist, kus ka lastel on väga põnev olla. Ja samamoodi ka teistes Setomaa muuseumites ringi käies. On see siis Obinitsas, on see siis Saatses. Või siis te näiteks lähete ja Mikitanal näete Eesti kõige vanemaid puitehitisi, Tšassonaid. Nii et ma kindlasti soovitan tulla just lastega Setomaale, sest et setod on oma elu korraldanud nii, et kõikidel on peres tore. Nii setodel endal kui siis ka külalistel.